siin Brüsseli päevik Yana Toomiga ja kuna tegemist on viimase esimese parlamendi aasta töönädalaga, siis on paslik muidugi rääkida nii-öelda aasta tulemustest. Euroopa Liidu maailma olukorra jätame teiseks korraks, me oleme sellest palju rääkinud, räägime ka tulevikus kindlasti, kusjuures mul on juba pühapäeval sel teemal live kell 8 õhtul eesti keeles Facebookis, TikTokis ja Instagramis, nii et kell 8 arutame kõikvõimalikke teemasid. Täna ma räägin lihtsalt sellest, mida ma olen siin aasta otsa teinud, mis sellest saanud on ja mis on perspektiivid. Niisiis, juhtus nii, et ma olen nüüd 5 komisjoni liige, 5 komisjoni on päris palju, tahaks võtta rohkem, aga see pole füüsiliselt võimalik ja ausalt öeldes töökoormus on meeletu, nii et 5 täiesti piisab. Ja minu peamine huvi on sotsiaal- ja tööhõivekomisjon, kus ma olen ka Renew poliitilise grupi koordinaator, ehk see inimene, kes tegelikult peab fraktsiooni nimel läbirääkimisi ja teatud määral määrab ka fraktsiooni poliitikat selles valdkonnas, mille üle mul on väga hea meel. Selles samas employmenti ehk siis tööhõive sotsiaalkomisjonis mul on au olla raportöör direktiivis, mille nimi on õiglase ülemineku direktiiv. Praegu me just alustame selle kokkupanemist ja loodame, et võtame selle lähikuudel vastu, ehk siis juba sügisel või kuskil enne jõule ütleme. Ja sellest direktiivist saab siis olema üks osa Euroopa Komisjoni plaanist, mis tegeleb niinimetatud quality jobs roadmapiga ehk siis kvaliteetsete töökohtadega. Miks ma sellega tegelen? Sest ma pole näinud ühtegi liikmesriiki, kus inimesed, keda see otseselt puudutab, oleks arvanud, et õiglane üleminek on olnud õiglane. Ei olnud, Eestis eriti. Me teame, et väga palju töökohti on ohus, uusi töökohti nende asemele väga ei tule ja see on see koht, kus Euroopa Liit peab jõuliselt sekkuma. Kui me juba teeme selliseid eksperimente nagu rohepööre, siis see peab olema ka päris adekvaatne ja mõõdetav. Nii et see on selline tulevikuplaan, millele muidugi eelnesid ka pikad läbirääkimised, veenmised ja muud asjad. Peale selle mul on nii-öelda ette näidata 5 tehtud raportit, mis on juba parlamendi poolt vastu võetud, millest 2 on seadusandlikud. Üks puudutab pankrotimenetluse reeglite kooskõlastamist Euroopa Liidus ja seda ma tegin pidades silmas eelkõige sotsiaalset mõõdet ehk seda, et välistada sellise näide nagu forum shopping ehk siis võimalus, mida kasutavad praegu päris paljud ettevõtted, kes tegutsevad mitmes liikmesriigis. Kui nad lähevad pankroti, siis nad valivad endale sellise jurisdiktsiooni, sellise liikmesriigi, et seda menetlust pidada, kus neil on vähem kohustusi ja reeglina, kes kannatab, on muidugi töötaja. Selle olukorra selle direktiiviga me välistame. Me pidasime esimese trialoogi Strasbourgis eelmisel nädalal sel teemal. Trialoog, ma tuletan meelde, tähendab 3-poolseid läbirääkimisi Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu vahel. Ja ma usun, et me jõuame lähikuudel ühele poolele ja siis meie inimesed on pankrotimenetlusest kaitstud kogu Euroopa Liidus. Ja see muidugi puudutab ka Eesti töötajad. Ja teine direktiiv, mis on juba vastu võetud ja mis jõuab ka trialoogini, on niinimetatud haavatud täiskasvanute kaitse. Tegemist on inimestega, kes on töövõimetud ja rändavad Euroopa Liidus, kolivad näiteks ühes liikmesriigis teisse ja neid koheldakse väga erinevalt. See ei puuduta iga ühte, ütleme niimoodi, aga kuna meil on vananev ühiskond, siis aina rohkem on inimesi, kes ei saagi ise oma eluga hakkama ja see süsteem peab olema aina vähem kooskõlas terve mõistusega ja ka riikide vahel. Nii et need on peamised teemad, millega ma tegelesin. Veel üks lahtine ots, mis teeb mulle muret, on miinimumpalga direktiiv, millest on Eestis väga väär arusaam tänu ka meediakajastusele, mis oli minu hinnangul päris puudulik. Miinimumpalga direktiivi iva ei ole see, et ta dikteerib liikmesriikidele palju maksta miinimumpalka. Miinimumpalga direktiivi iva meie jaoks on see, et see nõuab, et liikmesriigis oleksid kollektiivläbirääkimistega kaetud 80% töötajatest. Eestis on täna see arv 18%, mõned aastad tagasi oli 32%, ehk meil läheb asi hullemaks. Miks on see oluline? Sellepärast, et kapitalistlikus maailmas, kus me täna teiega elame, ei ole muud tõhusat võimalust kaitsta töötajate õigusi kui kollektiivläbirääkimised.
Eesti valitsus teeskleb selle direktiivi ülevõtmist ja implementeerimist, ainult teeskleb, sest muidugi see kõik on ainult paberil, mitte midagi ei kavatse keegi teha. Meie minister Erkki Keldo ütles otseselt välja Vikerraadio eetris, et tema arvates kollektiivläbirääkimised on mõttetu 19. sajandi pärand ja sellega nemad tegelema ei kavatse. Nii et me jälgime siin pingsalt Euroopa Parlamendis, kuidas seda direktiivi implementeeritakse ja mina olen ka vastava töögrupi liige. Nii et ei saa olema nii, et Eesti ei võta seda üle, võtab ikka ja selleks me avaldame ka poliitilist survet. Muidugi te olete kõik lugenud ka selle kohta, et meil oli siin hiljuti umbusaldusavaldus Ursula von der Leyenile, mis ei läinud läbi. Ilmselt see ei jää viimaseks, nii et meil on siin Euroopa Parlamendi sees päris turbulentsed ajad, aga teeme tööd, keskendume oma eesmärgile ja üritame teha parimat. Seniks aga soovin teile ilusat suve ja kellel on huvi rääkida teistel teemadel, palun juba sellel pühapäeval kell 8 õhtul Facebook, TikTok, Instagram. Nägemist ja püsige terved!